Aga nüüd vaatakski korraks natukene lähemalt seda Moodle'i võimalusi, et mida see Moodle'i siis Moodle'isse sisse ehitatud veebiseminari moodul võimaldab. Ja nagu ma ütlesin, siis see on üsna võimekas asi ja ei peaks seda kartma. Ja tore ongi tõesti see, et ma ei pea muretsema, ma ei tea, linkide jagamise või kuidagi ligipääsetavuse eest, et tegelikkuses kõik see toimub ju selles e-õppe keskkonnas Moodle, mis on niikuinii üliõpilasel või õppijale selline tuttavam keskkond ja iseenesest sellega on väga palju juba Moodle või väga palju asju juba ära tehtud. Aga selleks, et me saaksime Moodle'iga alustada, mul on jällegi teile üks fail saata. Ja ma tegin nii-öelda Moodle'i siis sellise väikese juhendi. Ja mina võtan samuti selle faili lahti ja teie saate võtta oma arvutist, siis te näete paremini samuti, et ei pea siis siit Zoomi ekraanilt vaatama, võite vaadata oma ekraanilt. Nii. Ma tegin siis sellise Moodle'i väga lühikese sellise instruktsiooni, et mida siis Moodle võimaldab ja kus mis avaneb. Aga nagu ma ütlesin, et ta on selline hea vahend, et ta on üsna intuitiivne, üsna lihtsasti kasutatav, et saab kenasti toimetada küll. Kõigepealt on see, et kui sa hakkad teda panema oma sellele kursusele, Moodle'i kursusele, siis ta ei tule mitte kuskilt mujalt, vaid ikka sellest samalt tuttavalt, et ma pean siis oma Moodle'is kõigepealt selle kursuse panema sellisesse režiimi, et mul on võimalik muuta, eks ju, ehk lubada muutmine ja siis sealt alt, kus tulevad sul lisategevus või add activity, siis seal all on sul kenasti see sama ikoon, big blue button ja sealt alt siis avadki selle lisalt nii-öelda selle funktsiooni või selle tegevuse ja siis mida sa pead täitma, ongi siis seesama, et sa pead siis määrama ära, milline on selle tüüp, selle konkreetse tegevuse tüüp ja hea on panna see activity with records. See tähendab siis seda, et koos sellega, et sa viid läbi seda veebiseminari ja seal on selle õppijad ja seal võib-olla pollid ja valge tahvel ja kõik see, eks activity pool, tehakse ka salvestus. Ja seda salvestust, nagu ma ütlesin, saad sa juba siis näiteks, kas saad loomulikult nendele olemasolevatele tudengitele jagada, eks ju, aga saad ka loomulikult siis seda näiteks uude õppesse panna. Moodle võimaldab teha ainult recordings ka. Ja kui sa nüüd küsid, mis see on, siis ma ütlen sulle seda, et see on ainult siis, kui sa näiteks tahadki, et ma teen nii-öelda selle esituse valmis. Näiteks ühtegi inimest ei ole, eks ju, ma salvestan selle esituse valmis ja siis ma panen sinna üles ja osalejad näevad seda siis nii-öelda asünkroonselt, eks ju, et mingisugust activity seal ei toimu, vaid toimub lihtsalt selle esitluse vaatamine. Ütleme siis selline audio või audioloengu lisamine. Ütlen tõesti, et see, et praegu Big Blue Button TTÜ-s ei tööta, on tõesti tõsi, aga mulle öeldi, et see saab korda lähiajal, nii et ja siis kindlasti, et saab siis keegi vastata ka, et millal see toimuma hakkab, et millal see korda saab. Et ma loodan, et see saab siis kiiresti korda. Aga siis jah, tõesti, esimene koht on see, et määra ära see millist tüüpi sündmusega on tegemist ja pane see activity with records ehk siis veebiseminar ja salvestus, mõlemad on olemas. Loomulikult paned sa siia pealkirja panema, eks ju, et mis on selle konkreetse veebiseminari pealkiri ja võid panna, aga ei pea panema mingisugune sisu ka, eks ju, tervitussõnum. Seda tervitussõnumit kuvatakse lihtsalt selles, kui inimene sisse logib sellesse keskkonda, siis kuvatakse kohe tal siin, et ta näeb, et mis hakkab nagu, mis see veebiseminariga tegemist on. Kui nüüd see on
määratud, see on nagu minimaalne, mida sa saad määrata, või pead määrama, tähendab, ei saa, et mida sa pead määrama. Kui see minimaalne on olemas, siis tegelikult saad ka kohe selle seansiga liituda ja sina nii-öelda ka õppejõuna selle, ütleme isegi selle, kui sa isegi, sina ju tegid selle, ikkagi sa pead liituma sellega, ehk siis vajutad nupule liitu seansiga. Ja kui sa oled siis selle koha peal, et sa oled nüüd siis liitumas või liitunud, siis küsitakse sinu käest esmalt, eks ju, et millise siis sead või kuidas sind liidetakse, kas ainult audiolt, et sa ainult kuulad või ikkagi mikrofon ka. Et kindlasti pane see mikrofon ka, sest muidu sa oled ainult kuulaja ja noh, õppija saab valida äärmisel juhul, eks ju, kui temale sõna ei anta, et õppija puhul tema võib panna, et ainult mikrofon või ainult kuulab, eks ju, et temal nagu sõna pole vaja võtta, aga õppejõud peaks kindlasti panema siis, et ta valib selle ühendused mikrofoniga. Siis toimub heliseadmete testimine, et kui sul nüüd arvuti on hääle peale pandud, siis sa peaksid kuulama sealt, kui sa ütled mingi sõna, siis see öeldakse sulle järgi ja kui sa kuulsid seda, mis sul järgi öeldakse, no tavaliselt sa ütledki näiteks mingi test, eks ju, siis sa vajutad siia kas yes või no, et kui paned no, siis tehakse see uuesti ja proovitakse uuesti läbi, aga kui sa siis kuuled oma heli, siis vajutad yes ja siis tähendab, et peaks olema toimima. Aga nüüd vaataks korraks selle keskkonna peale. Nüüd siis avanebki sul siis selle Moodle'i veebiseminari keskkond. Natuke näeb välja teistsugune kui see Zoomi oma, kus te praegu olete, aga samas ei ole seal väga palju midagi keerulist. Kõik see minimaalne on olemas, mis ongi kõige tähtsam. No ma alustan siis siit ülevalt selle salvestuse otsast, et alusta salvestamine, et siin on nupp Start Recording ja saad nuppu vajutada alla, salvestus algab, siis saad uuesti selle samal nupu peal, kui salvestus juba käib, saad sellega lõpetada, saad panna pausile, et vahest on ka vajalik pausile panna, näiteks kui sa tead, et sa tahaksid seda salvestus hiljem kasutada teiste õppijate puhul, siis võib-olla sa tahad pausile panna ja ei salvesta seda osa, mida näiteks keegi veebiseminari kuulajatest ütles või tahtis sõna, et sa siis paned pausi peale ja siis jätkad uuesti salvestamist. Ehk see on see kohe üleval, ta on kogu aeg olemas ja nähtaval ja saad toimetada. Siin samas, kui nüüd natukene paremale liikuda, siis 3 punkti alt tuleb siis võimalus ja on võimalus lõpetada veebiseminar, end meeting. Et selles mõttes see tuleb sealt, et kui sa kogu oma sündmus ära teinud, eks ju, siis kindlasti tuleb kenasti lõpetada see meeting sealt, mitte lihtsalt aken kinni panna. Sest see lõpeta meeting, see tähendab seda, et antakse ka kõikidele osalejatel, kes veel on jäänud sinna toimetama, antakse siis kõikidele teada, et see sündmus on lõpetatud, tuleb selline teade ekraanile ja ta teab siis, et midagi nagu edasi ei ole. Tavaliselt see end meeting võiks natukene, et sa ikkagi õppejõuna natukene ootad, et mitte niimoodi, et nii kui see viimane sõna sult tuli, eks ju, siis kui end meeting, no võiks kena mõned minutid jätta sinna, et kui kellelgi kas on midagi lõpetuseks veel öelda või tahab küsida, et tal oleks siis see aeg seal seda teha. Siit nüüd alla liikudes siit paremast servast, et kõige esimesena siin on tööriistad, 4 tööriista, ütleme siis, mida kuvatakse sulle kohe. Aga siit alt tulevad siis ka veel tööriistu. Esiteks on see nii-öelda käsi, aga võiks olla käsi, aga tegelikult mina kujutan ette, et see töötabki sellise laserpointeri, et kui sa mõtled, et sa tahvli ees, valge tahvli ees, siis sa ka ju käega näitad, eks ju, kus nüüd vaadake ja kuhu. Ehk see ongi seesama käsi ja see kuvatakse sellise punase, tõesti sellise väikse täpikesena ja väga kasulik ja väga vajalik, et õppijale, et kui sa räägid, näiteks mina ka siin praegu räägin, siis ma tahan teile näidata, et vaata siin nüüd see on, eks ju, ma selle käega siis nüüd niimoodi näitan teile, et vaata nüüd siia, eks ju. Et see on, aga siit käe alt tulevad ka teised tööriistad, näiteks seesama, et saad samamoodi sisu kirjutada, et siit käe alt üht-teist veel avaneb. Siin see nii-öelda tagasinupp, see tähendab seda, et kui sa oled midagi kirjutanud, näiteks meie ka siin kasutasime seda ühiskirjutamist, eks ju, siis on võimalik võtta tagasi ja mitu korda võtta tagasi siis järjest. Ja kustutamine tähendab siis, et kustutad kõik ära. Ja see kõige alumine on siin selline ekraan, kus on selline
nagu väike graafik ülesse, et see tegelikkuses ongi see valge tahvel või et sul on võimalik siis midagi tahvli peale kirjutada. Ja sa saad olemasolevale slaidile kirjutada, et jätad või on sul midagi juba seal slaidil all, eks ju, ja kirjutada. Aga nüüd siia vajutades Moodle'is, kui te saate nüüd oma Moodle'i keskkonna tööle, siis kui sa vajutad sinna, siis sa saad sisse lülitada, et õppijad saavad lisada. Automaatselt nii-öelda vaikimisi on ainult see, et õppejõud, ehk siis sina saad lisada sinna teksti. Ja ongi väga hea, võib-olla tahad midagi selgitada, tahad kirjutada sinna juurde, et siis sa üksinda ainult seda kasutad. Aga kui sa sinna klikid, siis tuleb nii-öelda üks tahvel teise peale ja siis on võimalik ka kõikidel õppijatel sinna lisada sisu, nii nagu meie siin tegime. Nii, ma liigun nüüd mööda serva siia alumisse kõige paremasse ja ekraanipildi jagamine. Siin on sul võimalik siis oma ekraani jagada ja Moodle'is on siis selles VBB's on niimoodi, et kui Zoomis on selleks, et esitlust näidata, ma praegu jagangi teile oma ekraani ja nüüd siin oligi hetkel, eks ju, probleem, et see ekraan oli liiga väike, see tähendab seda, et mul ei olnud full screen'i peal, et tegelikkuses ma nii-öelda jagasingi ühte, kas mul on see PowerPoint, on ta siis mul Adobe Readeris, ükskõik mingit ekraani, kus mul see esitus peal on. Ta võib olla ju ka Wordis või Preview's või mis iganes. Aga nüüd, kui Moodle'is on tegelikult see, et sa selle esitluse laed eraldi ülesse ja sa saad lisaks veel ekraani jagada. On natukene mugavam, kui selles Zoomis toimetada nende ekraanidega. Sellepärast mulle see VBB meeldib rohkem. Aga selle koha pealt toimub see ekraani jagamine. Et näiteks, kui sa tahad mingisugust konkreetset mis ei ole su esitlusega seotud, mingi erinevat ekraani, ma ei tea, mingi veebileht või mingisugune muu asi, mida sa oma ekraanilt tahad jagada, siis siin on see koht. Kaamera pildi alt tuleb siis sinu kaamera sisse välja lülitamine. Siin on siis võimalik ka mikrofoni sisse välja lülitada. Automaatselt on ta kõikidel sees. Aga see pluss koha, siin ma liigun vaikselt sinna vasakule poole alt servast, siin selle plussi pealt, siit sa saadki oma esitlust sisse lülitada, üles laadida. Järgmise slaidi peal näitan teile ka, kuidas see käib. Et sa teed oma esitluse valmis, nii PowerPoint sobib kui ka PDF ja siis sa laed ta siia ülesse. Ja kusjuures, kui sa nüüd teed seda selles samas Moodle'is ja sa tahad kasutada seda valget tahvlit, siis ma soovitan lihtsalt sulle sinna oma näiteks PowerPointi või sellesse PDF-i panna siis selle koha peal, kus sa tahaksid valget tahvlit kasutada, näiteks tuleb sul pärast 3. slaidi, panedki tühja valge lehe. Siis sul ei kuvata sinna alla mitte midagi, ongi valge tahvel, kuhu sa saad siis ise kirjutada, joonistada sinna midagi või siis õppijad teevad seda. Ehk siis paned nii-öelda lihtsalt esitlus oma PowerPointi, kui sa seda lood, lihtsalt üks valge leht ja sinna siis ja kui sa seda siis siin kuvad, siis saad sinna kohe kirjutada. Aga jah, see esitluse üleslaadimine käib siit plussnuppu. Liigun vasakule poole. See on see chat-ruumi koht, eks ju, et siia sa saad kirjutada seda oma sõnumit ja siin ülevale siis kuvatakse kogu seda vestlust ja chati. Siin selles nimekirjas, mis on nüüd vasakul ääres, hetkel mina olin selles BBB's ainuke üksinda osaleja, siis ainult minu nimi siin on, aga siin sa näed siis kõiki õppijaid, kes sul siin on. Ja jututuba, chatroom, seda sa saad nii-öelda ära ka peita ja vahest seda ongi vajalik ära peita ja näiteks kui sa viid esitlust läbi, sa ei suuda samal ajal nagu vaadata seda chatroomi, mina püüan siin ja siis te näete ka, et ma jään nagu veel lünka. Ma ütlen, see on internet hakib, mina ei lähe lünka. Et siis see ongi keerukas, aga siin on võimalik see chat endal nii-öelda peitu panna ja siis samast sellest public chatist on võimalik siis uuesti avada. Aga vaatakski siis edasi, et mõni asi, see sama presentatsiooni üleslaadimine ongi, et kuna see on natukene, ütleme selline, ma ei tea, loojate kiiks minu jaoks, et sa laed küll selle sind üles, eks ju,
et paned nii-öelda see upload, kas sa siis lohistad või siis lisad siit browse for files lingi kaudu, aga siia sa siis laed üles ja siis sa pead kindlasti valima see upload, sellepärast et sa võid panna siia näiteks väga mitu faili ja mina olen ka kasutanud selliselt, et mul on väga erinevaid nii-öelda erinevaid esitluse faile seal, eks ju, juba üles laetud, juba olemas ja siis ma valin, kui sa siit vaatad ka, siis praegusel juhul on üks valitud, see kaasavate veebiseminari läbiviimise sellise hallika taustaga, sa klikid lihtsalt selle peal, mida sa tahad näidata ja siis vajutad, kui sa oled ära klikkinud, upload. Ja kui sa tead, et sa kunagi seda enam ei kasuta, siis hiljem sa saad siit selle ära kustutada, aga iseenesest võib ta siia jääda, aga väga nagu mugav on selles mõttes, et saab kohe kiiresti vajalikku siis üles laadida, aga jah, kindlasti see, et sa selle uploadi nuppu ei unustaks, et siit ülevalt sa pead selle üles laadima sinna siis süsteemi. Kui sul on siis sinu see esitlus siin kenasti olemas, siis sul on võimalik siis siit slaide muuta, liigutada, eks ju, paremale vasakule ja ma panin siin, märkisin ära ka, et see on see laser pointeri väike pointer, et siin sa saad siis seda liigutada ja näidata, et kuhu siis osaleja peab siis tähelepanu panema. Ja ma tahtsin seda ka näidata, et juttu on nendest väikestest ruumidest olnud, eks ju, et siis kuidas sa saad selle väikse ruumi selles Moodle'i BBB-s teha, et kui sa avad siit userite alt ehk siit kasutajate alt on selline hammasratas ehk see seadete nupp ja sealt alt tulevad sulle erinevaid asju, siis see create breakout rooms on see koht, kus sa saad siis neid veebiruume luua ja siis neid väikseid veebiruume siis luua. Nii, ma jätan selle siia ette ja siis ma vaatan, et mul on tulnud siia mõningaid küsimusi, ma korraks vaatan, kas midagi sellist, mida kohe nii. Kõigepealt jah, ma olen ka hästi nõus, et see BBB on väga mõnus vahend. Nii, kas ma saan anda õigusega tudengile oma ekraani esitlust jagada näiteks gruppide? Ja, saab küll anda õiguse, et tema siis viib läbi seda esitlust. Jah, et vastab ka. Ja siis jah, ma olen ka nagu nõus, et ta on väga mugav. Ja mulle meeldib ka nagu see, et kui niikuinii tudeng teab, õppija teab, et kogu tema õppimise teemad on selles Moodle'is, siis ta ei pea nagu kuhugi mujale veel minema. Muidugi sa võid ju panna sinna Moodle'i sisse selle Zoomi lingi näiteks, et mine nüüd sinna veebiseminarile, eks ju. Aga selles mõttes on ta nagu väga hea. Siis jah, ja siin Aive vastab juba väga imeliselt, eks ju, et tõesti, et kust see võimalus on. Nii, Neli küsib nüüd päris pikalt mulle privaatselt midagi Microsoft Teamside kohta. Okei, sa ikkagi küsib ikkagi mitte Teamside kohta, vaid ikkagi BBB kohta. Ehk ise saab oma ekraani peal muid asju ka lahti, ilma et vaatajad näeksid, kas sellistes teistes. Jah, enamasti on kõikides nendes veebiseminaride Zoomis on see samas selles BBB-s, et seal on küll see funktsiooni nimetus on jaga ekraani, aga tegelikkuses on see, et sa jagad ikkagi kas konkreetset rakendust, et kui sa hakkad seda ekraani jagama, siis ta annab sulle kohe valikud nendest akendest või nendest rakendustest, mis sul praegu hetkel ekraanil sinu arvutil lahti on ja siis sa valid, mida sa tahad jagada ja sa saad korraga ühe valida, et näiteks kui sa valid ainult käesoleval juhul mul ka, ma võin teile öelda, eks, et mul on siin 6 rakendust lahti, aga ma siis kogu aeg valin täpselt siis, mida ma tahan näidata, et jah, kuigi ta ütleb ekraani jagamine, siis see ei ole see, et kõik, mis mul seal ekraani peal on, et ikkagi konkreetselt siis see, mida ma siis otsustan, et ma tahan jagada. Nii. Jah, see ma siis vastasin ka Nellile ära. Okei, aga siis vaatame Moodle BBB. Väga mõnus asi, väga hea asi. Nagu ma ütlesin, kõik see, mis tegelikult vajalik on olemas.
et iseenesest ei ole nagu mingisugust probleemi. Ma nüüd jätaks meil on nüüd lausa võiks öelda, et 25 minutit aega, mida on nagu ma arvestasingi, et saab selliste küsimuste-vastuste vooruks kasutada ära. Jooksvalt olen ma siin küsimusi püüdnud vastata, aga võib-olla hetk veel mõtle, küsimust, mida sa saad nüüd kohe tahaksid küsida ja jällegi pane siia sellesse jututuppa või jutunurka, et äkki ma saan veel kuidagi abiks olla, sest sisulises osas rohkem mul täna teile uut informatsiooni või siis olemasolevat kinnitada, et ei ole, et ma ootan hea meelega vastaks teie küsimustele. Aga enne ärge päris ära minge, sest mul on ikkagi üks väike nagu activity ehk tegevus teie jaoks on olemas, aga ma siiski ootaks teie küsimusi. Kusjuures selle veebiseminaride ja küsimuste esitamisega jällegi üks väga hea nagu selline vink või selline soovitus, et kui sa ootad küsimusi, ütled, et nüüd te võite küsida ja ma vastan, siis peabki ootama ja hea on panna suuga kinni vahepeal, sest inimestel ikkagi võtab aega, et küsimus formuleerida, leida see koht üles, kuhu see kirjutada, et ikkagi anda aega inimestel rahulikult siis tõesti kas küsida või siis, kui sa ka vastust ootad, siis samamoodi, et ma siis hetkeks panen oma suu kinni, et te saaksite siis küsida või ma siis vahepeal vastan Anule ja siis ma arvan, et see on Anu. Anule vastan ja siis samal ajal teised saavad siis ka, et küsimus on Paul Everywhere kasutamise osas. Et juhendid. Praegu ma lihtsalt sorteerisin oma peas, kas mul on tehtud mingisugune juhend selles osas. Ma panen siia ühe aadressi, kust sa saad teha, kust on võimalik teha endal konto, et pauleverywhere.com on see koht, kirjutasin õigesti, Everywhere, jah, kust saab endale luua tasuta konto, et on võimalik siis seal selliseid polle läbi viia ja mul jah, juhendid nüüd ei ole loodud, mis seal siis on, et seal on jah selliste väikeste küsitluste loomiseks, et mis siis on tähtis teada, on see, et kui seal sa saad luua küsimused ja kui sa oled siis küsimused loonud, siis oma õppijatega jagad sa seda Paul lühendatud aadressi, mis sulle antakse, kuvatakse siis kohe, et seal on nii-öelda kaks aadressi, üks on see admini aadress, kui sa toimetad adminina ja teed neid küsimusi ja siis teine on siis see konkreetselt siis see õppija vastamise koht. Aga ma arvan, et see on üsna intuitiivne, üsna lihtne keskkond, et ma arvan, et kui sa lihtsalt konto seal teed ja vaatad seal ringi, siis täiesti saad ise aru, et seal on create poll, on see küsimus, saad neid polle siis kategoriseerida ja siis toimetad. Ma korra võin selle lahti võtta, kuna meil siin kenasti aega veel on, et siis see keskkond ise näeb välja selline, jah, nagu natukene väiksemaks, et siin sa näed kõiki neid küsimusi, mida sa oled ise koostanud. Great on siis see koht, kus sa koostad küsimusi ja milliseid tüüpe küsimusi, et miks mulle Paul Everywhere meeldib, on see, et ta on hästi mitmesuguseid küsimusi lubab. See hästi tuttav multiple choice ehk mitmikvalik, sõnapilv, küsimus-vastus ehk siis on võimalik näiteks teha selliseid küsimusi, et selliseid ajurünnaku mõttes, et kõik panevad oma ideed ja oma mõtted sinna kirja ja siis on järgmine etapp toimub see hääletamine, et mul on võimalik igale ideele anda siis häält. Et me teeme seda tihti ka näiteks tundides ja see clickable image, see oli see, mida me kasutasime teiega, et kus sa pärit oled, et paned mingi asja sinna taustaks, mingi pildi ja siis igaüks siis määrab ära oma asukoha. Survey küsitlus, mille tulemusi ei kuvata, saad kasutada näiteks tagasiside puhul. Open-ended on siis avatud küsimus ja competitions on võimalik teha sellist mängu isegi aja peale, kiiruse peale, kõik saavad nagu teha. Nii, aga nüüd siin on nüüd tulnud hulgalised küsimusi, nii põnev. Okei.
ei ole Zoomis nii. Cecilia küsib, kas Zoomis on nii, et kui vajutan raise hand, siis aktiveeritakse mu mikrofon. Ei ole ikkagi, kas siis pead ise aktiveerima või siis host aktiveerib. Raise hand on lihtsalt, annab siis märku, et keegi hoiab sul kätt üles, et tahab nii-öelda sõna, eks ju, nagu meil klassiruumiski. Ahah. Jah. Mari-Liis, väga asjalik küsimus tõesti, et kuidas õppijat toetada, väga vajalik. Ma arvan, et see on midagi seda, mida teie organisatsioon saab nüüd ise pakkuda, eks ju, tõesti, kas siis BBB või siis Microsoft Teamsi osa, mingi väike juhend, et kuidas sisse tulla, mis iganes. No konkreetsel juhul see juhend, mida mina teile BBB-s tegin, eks ju, et see üks, kus on hästi palju neid erinevaid selgitusi, et võib ju samuti kasutada ja võite täitsa seda juhendit oma õppijatega kasutada, et see ei ole probleem minu jaoks. Siis, Wooclap, ja see Wooclap on tõesti ka, eks ju, samasugune asi, mis on selles board-level'i ehk mingi küsitluste moodul, et saab kasutada. Nii, Anu sai vastuse kätte ja tänab selle eest ja ma tänan Anut, et hea küsimuse eest. Et nii. Ma arvan, et ma olen nüüd selles mõttes kellelegi ei ole nagu kedagi vahel jätnud kellegi küsimust. Et siin neid kohti on, kust küsimusi vaadata. Mul on hea meel nagu tõdeda seda, et see tänane veebiseminar, sest minu jaoks on üks teatud mõõdik alati veebiseminaride läbiviimisel, et mille järgi ma hindan seda, et kas minu kui läbiviija jaoks see veebiseminar õnnestus, sest jällegi, eks ju, publikut mul ei ole ju. Et siis üks mõõdik mul tõesti on ja ma arvan, et seda mõõdikut saate te ise ka kasutada, on see, et kui palju osalejaid on lõpuks alles. Sest nagu ma ütlesin, see loobumine on väga suur ja väga tihti lihtsalt see klõps ristist kinni ja lähen ja keegi isegi ei küsi, kus sa lähed või mis asja. Kui auditooriumis püsti tõuseb, siis tekib võib-olla see mure või küsimus. Aga tõepoolest, et kui osalejate arv on veebiseminari lõpus sama või siis ikkagi ainult pisut nagu vähenenud, siis on see ikkagi minu jaoks väga oluline näitaja ja mul on hea meel, et see praegu nii on. Aga enne kui te päris lähete, ma tõesti tahaksin, nagu me rääkisime ka sellest exit ticket'ist teie puhul, et ma paluks teil siis, ma panen siit selle, see oli siin. Ma palun teil ikkagi siis natukene siin sahmerdan oma akendega. Jah. Nii. Täita ühe küsitluse, mille ma olen pannud siis siia sellemasse Poll Everywhere'sse. Kohe teen ta siin aktiivseks. Et see on nüüd selline küsitlus, mille puhul ei ole sul võimalik siis üks hetk. Võimalik neid vastuseid näha, et see on nüüd selline, et mina näen neid vastuseid, aga teil ekraanil seda kuhugi ma ei kuva, ehk selline natukene selline saabki mõelda iseenda õppimise peale praegu selles situatsioonis 3 küsimust, üsna lihtne, et sul peaks olema siis võimalus avada jälle sealt Bitly või siis on sul juba see avanenud sealt, et saad siis nende küsimustele vastata. 3 tükki, et nad tulevad järjest, ehk siis submit kindlasti ka lõppu. Chatist loen, et teil on Wooclapi koolitus tulemas, kindlasti osalega just selliste väikeste küsitluste läbiviimiseks ja pollide. Ja Wooclapis on ka erinevad rohkem natukene neid
küsitluse vahendeid kui nii selles Moodle'is kui ka siis Zoomis, et natuke rohkem võimalusi õppijad kaasata, et selle koha pealt hea vahend. Kui nüüd selle exit ticket'iga ehk siis sellise väikese tagasisidega olete ühele poole saanud, siis minul on lihtsalt rõõm öelda teile suur tänu, et tõesti publik või ütleme siis selline seltskond, kellega veebiseminari läbiviimine lausa lust, sest kes on alati kaasas, kes sa näed, et nad on sinuga, et võib-olla teil ei ole alati võib-olla oma üliõpilastega nii vedanud, kui minul täna on, aga minul on küll ülihea meel ja rõõm, et selles mõttes te täna minuga tulite. Nii, üks küsimus ja Anu ka, jah, väga suur tänu sulle osalemise eest. Et Paavo küsib. Võib-olla ma ei saa hästi praegu Paavo küsimust aru. Et võib-olla selles mõttes, et mis tehnoloogiaga on nüüd tegemist, et valge pabertahvel, sa mõtled nagu, et pabertahvli asemel on see valge tahvel, eks ju, et tahvlil oleks nähtav, et iseenesest, kui tahvel on aktiivne, selles mõttes. No Zoomis on selles mõttes lihtne, kui ma praegu Zoomi peale mõtlen, eks ju, sest see esineja nägu on alati, te peaksite minu nägu alati nägema kuskil nurgas, eks ju, aga ma saan aru, et sa tahad midagi kirjutada. Ja. Siis ei ole vist muud võimalust kui lihtsalt seda, et sa pead kuskil klassiruumis, aga siis peab ikkagi olema. Ma arvan, et see on midagi sellist, millega tasub nüüd koos Haridustehnoloogia Keskusega pead kokku panna või IT-tööga, et kindlasti saab sellist, et need dokumendi kaamerad on ju samuti olemas, eks ju, või mis lindistavad seda, mida sa kirjutad ja seda siis on õppijale näha. Aga ma ei oska praegu sellist spetsiifilist tarkvara öelda, et ma usun, et midagi seal kindlasti, mitte ei usu, vaid ma tean, et on olemas, et ise küsimus, et kui kättesaadav see on ja kuidas teil seal, jah, Anu pakub ühte varianti välja, võib-olla see võiks olla midagi. Ma ei ole ise selle vahendiga tuttav, et usutavasti äkki saate katsetada ja ma usun kindlasti, et äkki IT aitab ka ja saab selles osas need spetsiifiliselt vajadused. Jah, no ma arvasin ka, et seal lisakaamerast on vajadus olemas. Aga nii, how to manage privacy and data protection, okei. Kas Maria, sa mõtled praegu Zoomi keskkonda või sa mõtled mingit muud keskkonda? No Moodle'i, BBB, kõik see sisu peaks ikka olema selles konkreetses ja Moodle'i BBB kasutab nii-öelda eraldiseisvat serverid nendeks, et salvestada neid veebiseminare, mis on siis tehtud selle Moodle'i vahendiga, et kindlasti need privaatsuse ja teemad, eks ju, on siis selle serveri sätetega seotud. Aga et no vaata, see on hea küsimus, et kui nüüd õppija arvab, et tema ei taha ennast nagu näidata, eks ju, et muidugi alati see kaamera sisse ja välja lülitamine üks küsimus alati, aga et kui ma mõtlen, et õppimine ei ole midagi väga salajast, ütleme niimoodi, auditooriumis me oleme ju ka kõik ikkagi oma nägudega ja oma appearance'iga, et siis selles mõttes on muidugi see küsimus, eks ju, et miks veebis siis, miks ma ei peaks nägema, aga loomulikult veebiseminaridel on see võimalus, et õppijale valik, et ta saab selle kaamera välja lülitada vajadusel, et selles mõttes on see kindlasti
loomulikult tähtis ja oluline ja me peame seda tunnustama, et kui ta ei taha ennast võib-olla näidata ja lisaks sellele, kui see salvestatakse. Ma ei tea, kas see oli see küsimus sellele vastus nüüd või vastus sellele küsimusele. Save it and share it outside. Zoomi puhul on küll see, et hetkel praegusel juhul või sa saad seadistada oma selle konto niimoodi ja ma arvan, et organisatsioonide puhul samamoodi, et seda salvestust saab teha ainult nii-öelda ametlikult salvest. Ametlikult ma mõtlen siis selles mõttes, et selles rakenduses sees kasutada seda, et record saab teha ainult ma saan panna sätetes niimoodi, et ainult mina ehk siis host ehk siis see inimene, kes selle algatab, et tema saab ainult seda teha. Ja järgmisel juhul ma saan siis anda kellelegi õiguse ka salvestada. Saad teha Zoomis ka niimoodi, et kõik saavad salvestada. Aga jah, ma kujutan ette, et üliõpilastega oleks nagu mõistlikum see, et ainult sina saad salvestada, salvestamist alustada ja siis selle salvestusega siis toimetada. Aga ma ei kujuta ette, kuidas nagu veebiseminaride ajal igaüks võib ju teha siin sellist, õppija võib midagi muud siin kuskil salvestada, eks ju, seda protsessi, et kuskil mingil muul viisil, ma ei tea, oma telefoniga, mis iganes, et seda vältida. Ma arvan, et see on nagu keerulisem asi, aga jah, kindlasti tuleb mõelda selle peale, et see võimalus on olemas, et keegi sul on, aga jällegi, et see õppimine on siiski avalik tegevus, et okei, aga jah, et see küsimus jah, et kas seda salvestust. Okei, jah, ma ei tea, Maria, kas ma sain, kas see oli täpselt see kindlasti autorikaitse ja kõik see ja nii-öelda andmete kaitse ja teema, et need on aktuaalsed ja tuleb ka mõelda selle peale. Aga võiks öelda, et sisu poolest enamus on teist tagasisidele ka nüüd selle exit ticketile vastuse andnud. Mul on hea meel selle üle. Ma jätan selle veel lahti, et te saate seda veel teha. Lõpetuseks ikkagi jah, kui nüüd tuleb veel mingeid küsimusi, ma jätan ka veel mõneks ajaks chati lahti, aga iseenesest mul oli tõeliselt rõõm teiega siin olla, toimetada. Ja ma usun, et äkki natukene julgemad nüüd olete, vähemalt nende kaasamise vahendite kasutamise osas, sest tegelikkuses selles veebiseminari iseenesest selles tehnoloogias midagi väga keerukat ei ole. Nad on üsna lihtsad, aga mõeldes kogu aeg selle pealt, kuidas ma saan seda üliõpilast nii-öelda hoida seal, et ta ikka kogu aeg oleks mõtte ja kogu oma olemusega seal ikkagi selles veebiseminaril ka kaasas. Aga ma arvan, et kui nüüd keegi tahab äkki midagi kommenteerida näiteks, või anda sõna, võite proovida, kuidas kõlab Zoomis teie hääl. Aitäh teile, suur tänu. Aitäh. Aga siis ma panen oma kaamera ja mikrofoni praegu kinni, aga ma jätan veel mõneks ajaks, et kui kellelgi tekib siia chati veel mingi küsimus, siis ma saan siia vastata, et suur tänu osalemise eest ja siis toredat veebiseminari läbiviimist teile kõikidele ja ma loodan, et ikkagi hoolimata sellest, ütleme, olukorrast, mis on, et ikkagi õppimine ja õpetamine kestab ja üliõpilased saavad oma õppimise, aga ilusat päeva jätku teile kõikidele. Nägemist.